Kui mõelda selle peale, tuuridel kindlasti juhtub igasuguseid asju. Ja ma ei tea, mis seal juhtub. No just, mis on kõige suurem äpardus, mis on juhtunud? See on hea äpardus, kui juba ei mäleta. Mida pole olnud, seda ei mäleta. Aga midagi sükest nagu natukenegi sükest naljakamat õnnetust või meelde jäävat sükest? Ei, no ega meil õnnetusi tegelikult ei olegi õnneks olnud, et kõik olid nagu rõõmsad asjad, aga ma mäletan üks tuur, kui oli niimoodi, et olime meie ja siis oli, ma ei tea, kes veel kõik olid, aga see oli selline artist nagu Push Up. Aga kõige põnevam Push Upiga lugu oli see, et ta laul, see tüdruk oli seal keskel ja tal oli 2 poissi, kes siis olid tegelikult nagu tantsumehed vist rohkem, aga neile olid pandud ka sünad ette. Ja et nad vahepeal nagu mängisid klahve ka. Ja siis ühel Rapla kontserdil me ühendasime nende need klahvid päriselt ära ka ja siis panime neile monitorist hästi kõvaks need, et kui nad sinna klahvide taha läksid ja hakkasid oma tavapäraseid liigutusi tegema, siis sealt tuli päris nagu vinget kraami sealt. Meie olime ka seal kontsert. Kas oli see sama kontsert? Raplas. Jah, oli Rapla. Oli Raplas ja see läks veel otse raadio kohe otse eetrisse no, ka. No Jass mäletab palju paremini. Vennad olid niiviisi, et kui nad esimest korda klahve puutusid ja see kõik oli põhja, siis pandi veel tikut, pandi sinna klahvi, sinna volüüminuppu alla ja siis pandi must teip peale, et jumala eest, mehed olid no show pidi käima, aga siis oligi see oli päris naljakas tõesti. See oli väike bändi kiusamine. Jah, no sellist ikka, no see oli sõbralik tegelikult, väga sõbralik. Ma just tahtsin jõuda sinna, et milline on võib-olla kõige meelde jäävam, aga ma saan aru, et see on vist kõigile meelde jäänud. No jah, eks on mingeid tõenäoliselt küll, aga see oli ikkagi nagu selline konkreetne ilus mälestus. Jõle keeruline on kohe nagu peast meenutada, et meil on olnud mingid sellised asju, et ma ei tea nüüd, kui tore see on olnud, aga näiteks sõitsime ühelt kontserdilt teise, oli väga kiire, bussil läks rehv katki, eks ju, saime imekombel mingi 15 minutiga rehvi parandus mingisuguse mehaaniku sinna ja jõudsime ka õigeks ajaks isegi lavale. On olnud seda, et meil kadus ära Balti jaama ristmikul tohutult suur 120-kilone helipult, lihtsalt sõitis bussi tagant ustest välja ja sinna ta jäigi mõneks ajaks, kuni siis ringiga meheni tagasi jõudis. Et selliseid toredaid hetki on nagu olnud, aga jah, üldiselt meelde jäävad nii-öelda need kontserdid ja hetked ikka olnud. Tere head sõbrad, mina olen Jaagup Kreem ansamblist Terminaator. 20. augustil stardib suvetuur nimega 3 giganti. Lisaks meile astuvad lavale Smilers ja Shannon. Nii et olge kohal. 3 giganti suvetuur 2026. Smilers, Shannon ja Terminaator. Aldar esitleb 20. augustil Tartu laululaval, 21. augustil Rakvere Vallimäel, 22. augustil Pärnu Mai väljakul ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Esimesed kuumad piletid on nüüd saadaval piletilevi.ee. Sinu suveelamus 3 giganti suvetuur 2026. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.